Tere tulemast vaatama, kuulama, kaasa mõtlema järjekordsesse Uncast podcasti ja seekord siis on meil 3 inimest siin kokku tänases saates ja me arutame siis sellisel teemal nagu interneti turvalisus ja privaatsus. Ehk siis igasuguseid skämme ja nii-öelda kuritegevust ka IT-maailmas liigub kõvasti. Võib-olla oled isegi kunagi saanud ühe spam-emaili, kus sulle kirjutab keegi, ma ei tea, Aafrika kuninganna või midagi, et teil on tohutu raha ja vajab sinu abi ja tahab sulle seda saata vägisi ja vajab sinult ainult 500 eurot selle eest, et ta saaks selle sulle saata. Ühesõnaga sellist spammi ja skämmi liigub kõvasti ja täna siis räägimegi nendest ohtudest ja nii-öelda sellest asjast, et kuidas siis läbi näha võimalikke ohte, mis siis IT-maastikul on, ehk siis ütleme arvutid, opsüsteemid ja isegi krüptoteemad, ja rääkides muidugi ka siis e-mailist ja nii edasi. Eks siis jagame siin kenasti teemad ära, vaatame ja vahepeal jagan ekraani, näitan üht koma teist ning siis saame siin väikse ülevaate anda, et sellist vajalikku infot levitada, et kuidas ennast paremini kaitsta nii-öelda siis IT-maailmas. Aga tere tulemast Indas, kes on tuntud ka nime all Rain, vähemalt siin seal. Ja Reimo, nagu ikka, hei. Nõndaks, ma mõtlen, kui palju me siin vajame tutvustamist, et ma võib-olla enda kohta ütleks siis kiirelt ära IT poole pealt, et ma olen teismelisest saati siis arvuti asju ise uurinud, avastanud DOS-i, Windowsi, nüüd ka Linuxi, nii-öelda siis juba 5-6 aastat tagasi avastasin ja kasutan järjepidevalt oma kodus. Linux on siis operatsioonisüsteem. Ja IT-alane haridus on isegi olemas selles suhtes, et käisin läbi Polütehnikumi ja õppisin seal IT noorem spetsialisti kutse sain siin. Ja lisaks siis, ongi see, et ma olen ennast ise arendanud nendes teemades ja valdkondades, nii et ja väikene OÜ on ka, tegelen arvuti abiga. Ja üldse minu päevatöö on ka täiesti sükene arvuti probleemide lahendamine, nii et nii palju siis minu poole pealt. Kuidas sinuga, Reimo? Võib-olla on sul mõni kommentaar enda poolt ka? Jah, no ma olen võib-olla niisugune vahepealne, et ma ei ole ka päris tavakasutaja selles mõttes, et on nagu väike põhjalikumalt ikkagi süvenetud aeg-ajalt vastavalt vajadusele, et terminalis eriti midagi ei toimeta, aga kui mingi käsurea kuskilt saan, et sedasi saab, siis saab jälle hakkama pooltel juhtudel. Et Windowsi installisin siin kõvasti töö raames juba 90-ndatel ja siis lahendasin mingid tüüpvigasid seal ja siis alates 2009 olen Maci peal ja alguses olin suur fänn ja nagu tundsin huvi ja oskan seal ka mis vaja probleemid lahendada, guugeldades tüüpiliselt, aga ikkagi et üht-teist saab ikka arugi, keegi midagi üritab seletada. No nii, vägev. Ja Linuxit olen ka installinud siin 2008. aasta paiku või 7 või midagi sellist. Katsetasin igasugused variante mingi ordi räpaka peal, kus suurt midagi asja ei saanud, ikka mingi driver ei töötanud ja mingi jama käis, aga ikka juhtub. Ja praegu Maci peal. Okidok. Ja Indas, kuidas sinuga lood? Minuga juhtus kunagi selline õnnetus, et ma avastasin Linuxi ja peale seda ma kustutasin kõik viirused ära arvutiketastelt. Ehk siis kõik Windowsid lendasid sinna, kuhu nende koht, kus nad kuulusid ja oli kohe puhtam kuivem tunne. Kuigi alguses aasta oli siis 2003. Ja siis olid lood ikka päris karmid selles mõttes, et kui Reimo ütles, et ta pidi natukene käsurida mudima, siis toona ei saanud mitte kuidagi teisiti, kui pidid seal kõrvu pidi sees olema ja kogu aeg kaklema, sellepärast et driverid ei olnud ja 90% asju lihtsalt ei töötanud lambist. Aga ta tuli ju tööle saada, sest see oli nii huvitav toona. Ise ka ei usu taha vaadates, kui ma peaksin kunagi seda veel uuesti tegema, siis ma vaataksin enne 5 korda peeglisse ja pigem ei teeks.
nii et kõrvupidi koodis ja näpupidi sees ja kogu aeg seal uurida. Meeletu aeg läks, aga tänu sellele sai ka selle hinge elu selgeks. Jaa, vägev. Paratamatult. No ilmselgelt jah, et kui kokku puutuda palju ja uurida, lahendada vaja enda jaoks probleeme, et siis eks saab päris paljugi selgeks, jah, mul sama lugu. Ja ega see on iga asjaga jah, et kui ikka süveneda, siis lõpuks koguneb neid tunde ikka nii palju. Ma olen ka oma huvialadega peale kulutanud ikka sadu ja sadu tunde, kui mitte rohkem. Aga siis liigume siit edasi kenasti. Ma jagan oma ekraani alustuseks ja käime läbi mõned asjad IT-maailmas, et millega võib kokkupuuteid olla ja võtame alustuseks e-mailid ja jagan ühte e-maili siit ekraani pealt korraks, mis mulle on tulnud Gmaili peale. Jah, ma kasutan Gmaili veel täitsa, kuna see on lihtsalt jäänud ammu juba toimima mul. Ja siis mitte, et Gmail oleks kõige turvalisem või privaatsem, kaugel sellest infoks ära, aga lihtsalt siin spam-mailis, selles spammi-boksis leidsin ühe toreda kirja. Neid tuleb sinna üsna tihti, peaaegu iga päev. Ja kui ma siit natuke vaatan, mis siin siis nüüd on, siis ma näen, et keegi Wilson Otipu on mulle kirja saatnud. Minu sõber, kuidas sul läheb? Loodan, et sinu on kõik korras. Rõõmustav uudis on teatada, et mul on välispartneri abiga tehing õnnestunud. Vinge. Nii et rõõmustage teie varasemate katsete tõttu mind aidata. Hoidsin ma kaastundlikult Western Unionis $800,000 USA suurust tšekki teie hüvitimise saamiseks enne välismaale reisimist. Nad lubasid teile $5,000, kuna seadus lubab ühele vastuvõtjale päevas. Veelgi enam, kuna ma ei kuulnud teist 2 aasta jooksul, ma tšeki väljastasin ja nii edasi, et siis ühesõnaga, et mingi viga, mingi probleem on ja nüüd kirjutage sellele, et paluge tal teile hüvitis tagasi kanda, aga saatke talle ka oma täisnimi ja telefoninumber ja õige aadress ja et härra Wilson Otipu siis. Ehk siis, mis on selle kirja puhul valesti, teate? Mis on need punased lipud, mida märgata, et kui näiteks inimesed, kes ei satu selliste kirjade peale väga tihti või mingil hetkel ilmub selline, et kuidas siis nagu läbi näha, et kas tegemist on nagu reaalse kirjaga või mitte. Esiteks, kahtlane tundmatu nimi juba esitaks, kes see mingi Wilson Tipu on ja miks ta sinuga üldse ühendub, eks ole, et sa ei ole temaga kunagi kokku puutunud, sa ei ole talle kirjutanud, ei ole ta ka kunagi varem sulle ilmselt mingit kirja saatnud ja pane tähele, välismaalt tuleb kiri, mis on juba kahtlane. Ilmselt sa ei oota kuskilt välismaalt päris sellist kirja. Teiseks, pane tähele alati, kui on kirjas trükivigu, ehk siis kui see on näiteks eesti keeles kõik ilusti kirjutatud, ja seal on trükivigu täis, siis raudselt see on tõlgitud viletsasti inglise keelest eesti keelde, ehk siis tegemist on üldjuhul enamajaolt mingisuguse petukirjaga. Ja antud juhul siin on ka petukiri loomulikult ja siin juba isegi Gmail tuvastab selle ära, et see on spam, ehk siis nii-öelda sinult üritatakse midagi välja petta üldjuhul. Tõenäoliselt raha või mingid andmeid välja petta, et selles mõttes. Ja siin ongi see, et juba tahetakse mingit infot sinu käest, et a la kirjuta. Nonii. Ehk siis punased lipud ongi need, et ootamatu kiri täiesti suvaliselt inimeselt, siis teiseks on see, et trükivead, kirjavead, eks ole, sees ja mingi kolmas asi on see, et sul tahetakse mingid andmeid saada heast peast, eks ole. Ja mõnikord on kirjas ka kaasas, et mine siia lingile, et mingi link on kaasas, pead klõpsama ja siis seal on mingi leht avaneb, kus siis sisesta oma andmed nüüd siia, et ma ei tea, mingisugused võib-olla emaili aadress, mingi parool pane, eks ole, et võib-olla näeb isegi välja nagu, ma ei tea, mingi Gmaili leht või midagi muud, et tegelikult on petuleht, mis tegelikult varastab sinult andmed, mis sa kirjutad sinna mingi parooli, eks ole, et see läheb häkkerile kuskile. Ja veel oluline asi, siin ei ole küll olemas sellist, aga mõnedes nendes on, kus nad hakkavad survestama ka, et kiire, et tee nüüd kiiresti 1 päeva või 2 päeva jooksul see kiiresti nüüd ära, sest et selle asjaga on kiire ja saada see raha, et siis sa saad selle raha meie käest ka, et enne nad sulle ei saa kanda seda raha, kui sina pole omalt poolt mingisugust, ma ei tea, mingi ülekandeteenust või mida värki maksnud, eks ole. Et mis on ainult €500 või midagi sükest ja siis et saada see ennem teele ja siis me saame sulle saata sinu $1 miljon. Et see on kõik puhas pettus ja üritatakse sinult andmeid kätte saada, ehk siis soovitame mitte reageerida. Ja on ka selliseid, mis tulevad nagu
sulle kirjakasti ja seal on kaasas ka veel mingit sorti ähvardus, et nii-öelda, et me teame sinu meiliboksi parooli ja kui sa nüüd nii-öelda sellele emaili aadressile, ma ei tea, mingit infot ei saada või siis sinna aadressile Bitcoini ei saada või midagi sükest, siis me umbes paljastame sinu interneti ajaloo ja mida kõike, eks ole, selline väljapressimise kiri. Et need väljapressimiskirjad on ka tavaliselt bluff ja kui sa natuke internetist otsid, siis sa leiad täpselt samasuguseid kirju, on tulnud teistele, täpselt sama tekst ja nii-öelda, et noh, sükse asja peale ei tasu ka reageerida, ei tasu karta, et mingil häkkeril on sinu mingi, ma ei tea, mingid pildid või mis iganes on, et noh, tõenäoliselt tegemist on bluffiga, et sellised ma olen ise näinud ja tasub üldjuhul mitte karta, et selles mõttes. Nii, teil midagi lisada, mehed? Jaa, et huvitav kanal on YouTube'is, ma sattusin otsa, kus üks häkker, valge häkker nii-öelda, häkib sisse nende skämmerite arvutitesse, võtab nende kaamerad üle ja teeb kindlaks, kus ta elab ja siis aitab neid ohvreid, kuulab pealt, mis nad räägivad ja siis üritab aidata vastavalt võimaluse. Aga siis nende tehnika oli jah see, et noh, üks selline, et helistavad ohvrile, kui nad saavad selle numbri, nagu siin meilis on ja nime ja siis ütlevad talle näiteks, et teie see antiviirus on läbi, et nüüd oleks uut vaja ja võib-olla pannaksegi see antiviirus ja siis ikkagi selgub mingi jama, helistavad tagasi, et teate, et ikkagi see antiviirus on vigane või midagi või mida iganes. Ja et me saadame teile raha tagasi. Ja siis jätavad mulje inimesele, nüüd raha tagasi saadetud, me saatsime kogemata rohkem. Et saada nüüd meile raha. Ja asja juurde käis veel see, et nad lasevad tal installida selle arvuti kaughaldustarkvara, et nad saavad ise ligi. Ja siis nad saavad seal ringi sorida, arvuti üle võtta ja vaadata, et palju neil pangas raha on umbes ja kui nad näevad, mis ta sinna trükib või mis iganes. Ja siis mõned siis maksavadki. Ja kui raha ei ole, siis saadavad jätta ostma kinke ja Amazoni kinkekaarte tead. No ja siuksed trikid on. Aga jah, vaata kui veebisait on näiteks, et mingi phishing nii-öelda, et õngitsevad sinu paroole. Just. No, siis selle vastu on hea rohi on näiteks lihtsalt järjehoidjad. Et sul on need järjehoidjad, et lähed ainult selle kaudu. Ja teine variant on see, et on sul parooli haldustarkvara. Kui sa lähed valele lehele, siis see parooli haldustarkvara sul ei paku seda parooli, kui sa neid automaatselt lased panna. Nagu on OnePassword näiteks. No, tema saab aru, et see on vale aadress. Ise vaatad samasugune veebilehte, ei loe aadressi ja ongi tuks. Oletame, et sa kasutad Microsofti tooteid, näiteks Outlooki ja mingid selliseid asju ja Microsoft seda 365 seda teenust ja oletame, et sulle tulebki mingisugune kiri ja siis kirja all on kuskil, et mingi Microsoft ja 365 ja midagi sükest ja üleval on tere, et mingisugune probleem turvalisusega, et ma ei tea, peame teie kontot kinnitama või mingit muud värki tegema, et klikake sellele lingile ja et siis on all mingisuguse võib-olla kehva kvaliteediga mingi Microsoft Windowsi logo või kuskil ja siis on seal tekst juures, et The Microsoft Team või mingi siuke asi seal juures, et ja võib-olla mingi copyright, mingi muu tekst ka veel juures, et siis võib ka see väga konkreetselt olla scam ja kuidas sa aru saad sellest, on tihti just see, et kõigepealt see emaili aadress, kus see on tulnud, vaata järgi, kas see on lõpuga microsoft.com või on seal hoopis mingisugune gmail.com või jumal teab mis on ju. Et seal võib olla väga vabalt, sest see, mis emaili aadress see on, et kes on saatnud sulle selle, see on ülioluline järgi vaadata, selle järgi juba saab palju aru, et kas tegemist on skämmiga või mitte, et selles mõttes. Ning kui kiri on selline nii-öelda tundub kahtlane ja näiteks logod, mis on, ütleme, seal signatuuri osas, jah, kui seal on mingi kehva kvaliteediga, mingid pildid, siuksed säbrulised, siuksed kehvad, udused, siis juba see jätab siukse mulje, et midagi kahtlast vaata. Ja
et ja kui see, kirjavead on ka tekstis, siis isegi ingliskeelses, siis ka loomulikult jällegi kahtlane värk, nii et selles mõttes. Ja kui see viib sind kuskile X kohta, mingisugust täiesti suvalisele veebilehele, sealt näiteks mingi link, kus soovitab, et nüüd kinnita oma konto või midagi, küsib sealt parooli värki, et siis ole sellega väga ettevaatlik. Igale poole ei soovita oma paroole panna. Nii et vaata järgi, mis on see veebilehe aadress, kuhu see suunab, eks ole. See võib olla täiesti mitte mingisugune Microsoft.com või mingi selline leht, see võib olla mingisugune, ma ei tea, võib-olla üldse mingi, ma ei tea, .ru või ma ei tea, EE lõpuga või mis iganes, eks ole, et siis vaata järgi, mis veebileht on kõigepealt, et siis see juba võib anda konkreetse vihje, et tegemist on täiesti teise lehega. No umbes nagu need SCP pettukirjad ja LHV pettukirjad või mingid sellised, mis levivad, on ju. Ja et mine kinnita mingi kood, on ju, lingilt, vajutad lingile ja siis see viib sind mingisugusele, ma ei tea, mis X lehele, mis ei ole üldsegi scp.ee leht ega kuidagi sinna poole ka näiteks, vaid on hoopis mingisugune, ma ei tea, XHRR4, mida iganes. Et siis lihtsalt jälgi alati, et mis aadressil see satud, eks. Need on asjad, mida jälgida siis. No Reimo ütles ennem väga targad sõnad. Ta ütles niimoodi, kui kasutada turvalist paroolihaldurit ja paroolid on seal halduris, siis läbi seda kasutades minnes kuhugi lehele, saab paroolihaldur kohe aru, et see on vale leht. Kust me paroolihalduri saame, et siis... Ja mis veel on, et sellised ametlikud firma esindajad, nad mitte kunagi ei küsi sul parooli. Mitte iialgi. Aga paroolihalduri, sellest teeme hiljem natukene juttu. Neid on paar tükki, mis on väga korralikud ja tõesti turvalised. Vägev, räägime siis sellest. Nii, siis nüüd interneti koha pealt veel nii palju, et kuna Reimo enne mainis seda antiviiruse häkki, eks ole, et võib-olla tõmmatakse õnge, et sul on mingisugust antiviirust pähe määrida, mis tegelikult ei ole antiviirus ja nii edasi, siis vahel netis ringi surfates võib juhtuda see, et kuskil lehel paned mingi allow või luba või midagi sükest mingile asjale. Näiteks mingid notifications, eks ole, et kas see leht võib sulle nii-öelda teavitusi anda, eks ole, sinu brauserisse. Ja vahel inimesed märkamatult panevad, jah, luba, bla, bla, eks ole, yes. Et siis tulemus on see, et tihtipeale brauseris seal settingutes, kus on see privacy and security ja siis on see need load siis, mida antakse, et kas mingid veebilehed tohivad kasutada ja saavad ligi sinu asukohale, kaamerale, mikrofonile ja notifications on siis see, et saavad saata sulle mingisuguseid teavitusi. No näiteks Facebook saab saata või mingid muud asjad, eks. Teema on nüüd selles, et kui sa oled pannud näiteks mingisugusele suvalisele lehele, et luba need notificationid, märguanded, siis võib sulle siia alla tulla selline väikene kast suvalisel hetkel, et sinu tarkvara on vananenud või sinu Windows võib olla ohus. Ja kusjuures, ma just nägin alles mingi aeg, oligi selline üpik aken, tuli selline väike, et sinu Windows võib olla ohus, your Windows could be in danger. Ja Windows oli muuses mitte Windows, vaid 2V1 Windows, ehk siis et siuke asi. Ja et nüüd klikka kiirelt siia ja mine downloadi sealt mingisugune programm endale, et ennast nüüd kiirelt aidata ja kaitsta vaata. Et see on täielik skämm ja sul ei ole see moment, ühesõnaga, et siis sellisel hetkel veel tasub olla teadlik sellest, et sinu arvutisse ei ole veel ligi saadud. Sul ei ole veel mingit programmi arvutisse paigaldatud, mille kaudu sulle tegelikult ligi pääsetaks või reaalselt ohtu sul oleks. See on lihtsalt teavitus, mis petab sind. See on, nimetatakse phishing, ehk siis nii-öelda inglise keeles phishing, see on nagu kalastamine, ja üritatakse kalastada sinu andmeid või saada ligi sinu arvutile läbi selle, et sul petetakse mingit infot välja, eks. Ja jäetakse mulje, et sul on juba oht ja kiirelt tegutse nüüd. Aga see on tüng üldjuhul, nii et soovitan selle õnge mitte minna, vaid vaadata oma brauseri settingud üle, veebilehitse settingud ja vaadata just siia notifications osakonda, ehk siis privacy and security, siin on siis sites and shield settings ja siin on siis permissions load, ehk siis jah, mul on inglise keeles siin, ja siin on notifications, eks ole, et mis saavad märguandeid anda. See ongi see, et kuidas võib õnge tõmmata näiteks läbi brauseri lihtsalt, läbi teavituste, aga reaalselt ohtu pole.
Nonii. See on hea teada, et seda skämmi ma ei olegi kuulnud ega selle peale tulnud veel. Märguannete värk. Jep. On ja eriti vahva on see näiteks, kui inimene kasutab Maci, oletame korraks. Ja talle tuleb väike hüpik aken hüppab, et sinu Windows on ohus. Tegutse. See on eriti hea, jah. Täpselt. Jaa, niisiis, et siis, aga veel üks asi brauserite osas või veebilehitsejate osas on siis see, et on olemas need lisaosad ka, eks ole. Need lisaosad on siis need lisaprogrammid või mis nagu töötavad sul siin brauseris. Ja mõni nendest võib olla ka halb, et mis võib kaaperdada su brauseri, aga enamjaolt nende otsa üldjuhul ei satu. Need ei teki sulle siia lambist üldjuhul, et selleks pead sa ise andma kuskilt loa, et siuke asi paigaldada üldse. No vot. Kõik need asjad, millest me rääkisime, ei vaja mingisugust antiviirust. Ehk siis sinu arvutis ei ole vaja mingisugust F-Secure'i või mingit lisaprogrammi selleks, et nii-öelda takistada selliseid asju. Et siis lihtsalt infoks, et nii-öelda antiviirusest on antud juhul vähe kasu, et viiruse tõrjet kui selliste puhul on mõtet hoida. Mina isiklikult näiteks ei kasuta üldse antiviirusprogrammi, mul on Linux, tunnen ennast siin turvaliselt ja privaatselt. Kui ma oleksin Windowsis, siis mul mure oleks enam-vähem igat asja tehes seal. et kuhu see info liigub sealt minu arvutist välja. Linuxis ma ei karda seda, et mul endal on Linux Mint operatsioonisüsteem ja nagu te näete, et see meenutab väga palju juba Windowsi, nii et kui te veel ei ole kunagi näinud, siis näitan kiirelt, näete ikoonide asjad on ju ja samamoodi on failihaldur ja kõik asjad, eks ole, et siis see on nagu positiivne. Ei ole midagi niisugust ulmelist keerulist, et ma ei saa hakkama, mis asi see Linux veel on, eks. Tegelikult saad küll, hiir liigub, vajutad nuppudele ikoonid, avad brauseri ja juba läheb, on ju. Kas või sellest alustame. Lihtsalt, see oli julgustuseks lihtsalt öeldud. Aga jah, opsüsteemide koha pealt siis nii palju, et Linuxi võrdlus Windowsiga näiteks ja Maciga, ütleme peamiselt Windowsiga, on see, et Linux kindlasti ei luura sinu järgi. Siin ei ole sisse ehitatud selliseid tagauksi. Linux Minti puhul kindlasti mitte. Kuidas me seda teame, on see, et seda saab ise järgi kontrollida. Et Linux Mint ja kogu see operatsioonisüsteem, Doom, kõik programmid, mis siin on open source ehk siis avatud lähtekoodiga. Internetist on sul võimalik järgi vaadata teatud veebilehtedelt, nagu näiteks GitHub. Et mida need programmid teevad, millest need kooslevad, mis kood seal kirjas on ja kas nad saadavad mingit infot, andmeid, midagi sükest, et siis kui sind huvitab, saad kõigile kõik välja uurida. Aga Linux on väga privaatne, väga turvaline keskkond, siit ei pea muretsema, et keegi sulle väga siia sisse saab. Et küll ma kasutan seda tulemüüri, firewall, et siis see on põhimõtteliselt kõik, mida ma siin kasutan, et sisse tulevaid ootamatuid sisse tulevaid ühendusi ei tekiks. Ehk siis see on lihtsalt mul keeratud siit on niimoodi, lüliti peale siit. Ja see on kõik. Et lisaks Linuxi puhul on positiivne see, et see ei maksa midagi. Linux Mint, see on tasuta tarkvara, mingit litsentsi, kui sellist pole, sa ei pea mingit raha välja käima. Tõmbad alla, see on sinu oma, võid teha sellega, mis tahad. Et erinevalt siis Microsoft Windowsist, mis siis on litsenseeritud toode, see ei ole sinu oma. Et see ei kuulu sulle, sa lihtsalt maksad raha selle eest, et sa võiksid seda kasutada. Aga jah, kui tahad tunda ennast palju kindlamalt ja turvalisemalt, siis kindlasti soovitan Linuxit. Ma ise muuses olen paigaldanud inimestele Linux Minti arvutitesse ja ütleme niimoodi, et 99% inimestest on jäänud väga rahule. Nii et mis see 1% on siis see, et on tulnud ootamatuid asju ette, kas riistvara poole pealt või midagi sükast, et lihtsalt seal ketas ütleb üles ja siis ei lähe enam käima opsüsteem, et seda ikka tuleb ette. Või seal on mingi muu kala tekkinud, et on vaja tagasi olnud vahetada Windowsi peale, kas mingi programm ei tööta või mis iganes. Aga okei. Mis puudutab e-maile, selle me juba nüüd käisime läbi, aga need teisi kohti, kust meilt veel üritatakse infot varastada, on igasugused kohad, nagu näiteks Facebook, tihti ka Instagram ja ka Telegram. Telegrami chati kindlasti paljud juba teavad ja kasutavad, aga Telegramiga on lihtsalt see, et sinna võivad suvalised inimesed sulle hüpata sinna chati ja lihtsalt kirjutada sulle. Ma võtan siit mingi näite ette. Nüüd on lihtsalt see teema, et kui näiteks Telegram chati kirjutab sulle täiesti suvaline vend, kellel vaatad, ei ole mitte ühtegi gruppi ühist,
lihtsalt heast peast kirjutab, hei, kuidas sul läheb, vaata, või hi, how you are doing, ja hakkab sul küsimusi küsima, kus sa elad, mis sa teed, kas sa krüptoga tegeled, ja okei, selge, et palju sul krüptoportfoolio on, et kui hästi sul sellega läheb, vaata, ja midagi sihukest, ja siis see jutt võib viia lõpuks selleni välja, et kuule, aga et saada mulle midagi või midagi sellist. Ehk siis sind üritatakse jällegi nii-öelda ümber sõrme keerata, et sinult kas siis krüptoraha välja petta või midagi või mingit parooli välja petta, et nad saaksid sinu krüptodele ligi. Ehk siis Telegramis on jah, palju sellist krüptokanaleid, kus nii-öelda palju arutatakse ja nii edasi, et siis seal on nagu eriti mõistlik olla ettevaatlik. Telegrami chatides on see ka, et siin oli keegi isik, keegi Corinne, kellel oli mingi probleem, et ta saatis oma seda krüptoraha ja seal tekkis mingi probleem. Nii, mis nüüd juhtub? Siin samas grupis on teinekord mingisuguseid kahtlaseid tegelasi, ehk siis nii-öelda skämmereid, kes siis jälgivad, et kellel on mingi probleem ja siis nad lihtsalt kirjutavad talle otse, et siit samast panevad talle, et kus siin on, võtavad tema konto lahti ja panevad send message ja lihtsalt kirjutavad talle, et hei, kuule, et sul oli see probleem, et me aitame sul ära lahendada, et siis mingi tehnilist juttu juurde sinna ja et mine sinna lingile ja pane sinna oma parool ja siis me aitame sind, vaata. Et see on väga suur punane lipp ehk siis ohumärk ja väga paljud on läinud just selle õnge ja selliseid nii-öelda tõmbajaid erinevates gruppides, kes luuravad, on päris palju ja kui sulle otse keegi kirjutab lambist ja pakub mingisugust abi nii-öelda, siis suures osas 99% kindel võid olla, et see on skämmer, kes üritab sult midagi välja pinnida. Nii et tasub olla ettevaatlik ja vaadata alati neid kasutaja nimesid, eks ole, et kas nii-öelda tihtipeale Telegramis küll ei ole mingisuguseid pilte ega midagi kasutajatel siin, aga mõnikord on, mõnikord ei ole, et lihtsalt vaata ka, kas on mingisugune X384 või mis iganes see kasutaja nimi on, et ja kas on ühiseid gruppe või ei ole ja ühesõnaga tasub olla ettevaatlik Telegrami chatides, eriti kui otsekirjutamised on. Jah, vahest nad teesklevad isegi mingid esindajad sellel juhul näiteks ja mingi arendajate tiimi esindajad ja küsivad sult seda salasõna ja värki või seda pikka taastamisfraasi näiteks reset sesti selle rahakoti oma ja. Just. Ja siis sel tingimusel saavad nad sind aidata, eks ju. Ja kui sa selle ära annad, siis oled kõigest ilma. Jaa. Aga jah, jõudsime siis jutuga krüptode peale, ehk siis erinevad skämmid ka krüptomaailmas ja näiteks selline asi, kus on üks grupp, on ju, Pirate Chaini grupp siin oletame ja siin keegi lihtsalt viskab vahele ja keegi mingi Andres Lynch, et Mech Arena just live on BSC, eks ole, sükest nii-öelda, et tulge avastage seda 2/3, on ju. Ja need võivad tihtipeale ka olla mingid väiksed süksed alustavad riskantsed uued krüptokoinid, krüptoprojektid. Need on siis riskantsed, lihtsalt infoks. Aga vahel on ka selliseid, kus on suur pilt, valge taustaga ja tekstid peal ja nagu ekraani tõmmis Twitterist. Ja seal näiteks on justkui see Elon Musk kirjutab, et et ma tahan teile ära anda, et meil on giveaway, et tahame ära anda tasuta krüptot teile, et saatke mulle Bitcoini või Ethereumit näiteks 2 tükki ja siis ma saadan teile näiteks 4 vastu, et aadress on siin ja saada siia, vaata. Et see on 100% kindel skämm, see on pettus, täielik, et ära kunagi saada mingisugustele sellistele lubadustele öelda siis tuginedes kuskile oma krüptot, et see on 100% pettus. Et eriti veel mingi Elon Musk ei küsi sult mingisugust, ma ei tea, 2 või 3 eetrit või Bitcoini, et või mingit muud coini, et siis jälle sulle vastu saata topeltannus nii-öelda. Et isegi kui sa näed, et seal on mingisugused kommentaarid all, et ma sain tagasi, et mingisugune suvaline Tina Rogers või kes iganes kirjutab, nii vägev, nii võimas, ma poleks elus uskunud, et Elon Musk mul tõesti tagasi saadab, aga see tõesti on nii ja täielik petuvärk. Seal on võlts kontot, kes on pannud sinna võlts tekstid, et see on täielik pettus, nii et soovitan mitte selle õnge minna. Ja tegelikult vahest tehakse nii ka, et isegi alguses mõnele saadetakse tagasi, kui summad ei ole muidugi nii suured. Ja siis tekivad sellised vabatahtlikult vaimustatud entusiastid, kes kiidavad. Okei, see võib ka olla, jah. No igal juhul see lõpeb halvasti, nii et soovitame mitte saatama krüptosid. Ja kommentaarid ja sellised võltskontod on ka YouTube'is, ehk siis kui on näiteks populaarsed sellised krüptokanalid, nagu näiteks BitBoy Crypto, eks,
kellel on 1,38 miljonit tellijat, siis nende videote alla tuleb ka hästi palju selliseid siis võlts petu kommentaare. No näiteks üks on siin. Bitcoin Exchange Traded Funds, mingi jutt ja nii edasi, ja lõpuks ta siis viitab mingisugusele isikule. Professionaal aitab sind, et sain mingi professionaali abi ja tema aitas mul mingisugune 9,2 Bitcoini teenida ja mingid David Thomas, et võtke Davisega ühendust sealt mingi Telegramist või Whatsappist, et kirjutage talle või mingi number antakse, et näiteks, et Whatsappi kaudu võiksid ühendust võtta, et aitab sul ka saavutada mingisugune, ma ei tea, 10 Bitcoini või midagi sukast. Täielik pettus, 100% kindel. Et ära nende õnge mitte kunagi mine. Vastasel juhul sa lihtsalt riskid sellega, et keegi saab sinu krüptoraha endale, et lõppkokkuvõttes lihtsalt teadmiseks. Lisaks ka Facebookis on nii-öelda siis samasuguseid skämme, kus on mingid grupid ja võib-olla sa oled mõnes krüptogrupis seal juba ja seal mingid uudised asjad on kõik on õigeks, aga siis tehakse nii-öelda fake konto lisaks kõrvale. Keegi kuskil teeb ka Facebooki lehe, paneb sama logo, paneb ülesse sama teksti ja siis paneb võib-olla näiteks mingisuguse just ala sellises stiilis, et sa oled võitnud Chainlinki või Bitcoini või midagi sükast, et congratulations, õnnitlused, eks ole, ja tegelikkuses seal taga on jälle mingisugune pettus, et siis selliseid lehti on. Ja seal all on ka jälle mingi kommentaarid, mis on võltskontod, panevad mingid suvalisi kommentaare, et kui sa vaatad neid Facebooki kontosid, siis tihtipeale seal on lihtsalt just mingi eile tehtud Facebooki konto, 2 pilti üleval, sõpru midagi pole, lihtsalt täiesti suvaline fake konto on jälle tehtud, et selliseid fake kontosid on ja neid tehakse meelega, et siis nende alt kommenteerida kuskile nii-öelda selline, ma ei tea, 10 nii-öelda tulla kommenteerima mingisuguse fake lehe või fake postituse alla. Et lihtsalt olge tähelepanelikud nende teemadega. Et kui just jälle ala võidad kogemata lambist midagi, eriti kui sa ei osalenud, sind loositi välja suvaliselt miljonite hulgast, et siis suure tõenäosusega pettus, nii et siis tead. Ühte inimest ma tean, kellele hakkas kirjutama Facebookis keegi. Oli mingi siukene kahtlane konto oli kuidagi ja mingi imelik jutt natukene ja no ei saanudki teada, mis ta lõpuks tahtis, blokkisime ära. Aga jah, midagi seal oli jälle plaanis. Elementaarne talupoja tarkus. Ära hulgu, ära klõpsi linke arutult nagu hull vasikas. Käi kohtades, mida sa tead ja usaldad. Ei ole vaja ronida igale poole, sest nurga taga võib olla koll. Selline maainimese tarkus. Lähme korra privaatsuse teema peale ka, et privaatsus on ka selles mõttes justkui nagu siuke enesekaitse, ütleme niimoodi, et sinu ellu ei tungitaks liiga palju ega siis seda infot, mis sinu käest niimoodi saadakse, kui sa ei ole privaatne oma asjadega, siis seda infot võidakse kasutada halvasti sinu vastu ära. Või sellega saab kahju teha potentsiaalselt, mõnikord ka reaalselt. Igal juhul, rääkides siis sellisest privaatsuse poole pealt, siis kas või otsingumootorid internetis. Et kui me räägime sellisest üleüldisest privaatsusest internetis, siis kõik me teame Google'ist, eks ole, Google'i otsingumootor, ehk siis google.com on ju. Nii. Tegelikult on niimoodi, et kui sa üldse elus esimest korda oma arvutis lähed näiteks sinna google.com lehele, siis siin alguses on kõigepealt hulk infot, millega sa pead nõustuma. Siin on tingimused ja siin on privaatsuse info, vaat. Et siin sa saad siis kohandada midagi, küpsiseid tahab see sinu arvutisse paigutada. Küpsised on sellised väiksed infokillud, mida veebibrauser sul nii-öelda salvestab ja mida kasutatakse mingit andmeanalüütika jaoks ja nii edasi. Aga siin on see, et sul on 2 varianti, kas kohandan või nõustun, kui sa paned, et ma ei tea, otsingu kohandamine, et YouTube'i ajalugu, reklaamid, isiku pärastamine, kõik muud, eks ole, sa pead kinnitama. Ja siin on teenuse tingimused, see on teenus. Ja näed, sa võid siit uurida, mida see teenus sisaldab, mis on privaatsuse eeskirjad, ja kõik muu 3-4. Ja mis on selle Google'i nii-öelda kõige suurem probleem? See ei ole lihtsalt tavaline otsingumootor. See on tegelikult andmete kogumise süsteem. Ehk siis sinu otsinguid nii-öelda pannakse kirja kuskile andmebaasi. Et mis arvutist on otsitud, milline veebibrauser sul on, kust on otsitud, mis on IP-aadress sul, kust on otsitud ja igast muud infot veel. Sest Google
suure tõenäosusega küpsiste kaudu saab ka ligi kuidagi ilmselt muudele veebilehtedele, mida sa külastad, võib-olla on see kv.ee näiteks, et siin on ka enamus lehtedel on mingid küpsised, eks ole, et need küpsised on niisugune nagu asi, mille kaudu saavad lehed omavahel ka infot vahetada mingil kujul. Facebookis näiteks on samuti küpsised ja nii edasi. Aga kui sa siit otsid midagi, see läheb kuskile andmebaasi. Sina sellele andmebaasile ligi ei saa. Kui sa tahad näiteks ühel hetkel maha võtta kõik selle, ära delete'ida internetist, et sinu otsingud. Sa võid mingil kujul seda tühjendada, jah, sa võid sisse logida oma Google'i kontole, sealt midagi maha võtta, aga kes garanteerib, et see reaalselt on kõik kustunud ja nii edasi, eks ole. Mis on siis lahendus on see, et kasutada DuckDuckGo.com otsingumootorit, mis tegelikkuses, ma korra võib-olla isegi tooks näite võrdluse mõttes, et kui me kasutame näiteks otsimiseks nagu flat earth, tasandiline maa, eks. Nii, mis me selle kohta saame teada? Kui me DuckDuckGo'st otsime, siis ta annab niisugused lehed, eks ole. Et kas maa on lame ja nii edasi, eks ole. Et ütleme niisugune unbiased, kuidas see eesti keeles oleks. Kallutamatu või? Kallutamatu, jah. Jah, et sind ei üritata suunata selle otsingu tulemuse kaudu. Aga kui Google'ist otsida seda sama, siis enamjaolt näed CNN, sa saad hoopis teistsugust infot, täiesti teised tulemused ja kui sa hakkad YouTube'ist otsima näiteks, siis kõigepealt pakutakse sulle infot, et maa ei ole lame, nasad ja kõik asjad tulevad sulle kohe plaks ette ja siis alles see info, mis on nagu see päris info, mida kui sa tahad researchi teha, eks ole, et sa pead läbi kolistama sellistest jama ja mingisugustest kallutatud infodest, eks ole. Et lihtsalt see on lihtsalt näide nii-öelda Flat Earth baasil. Väga palju muud infot, poliitilist ja kõike muud samamoodi kallutatakse ja üritatakse suunata sind just BBC lehtedele ja mingitesse muudesse kohtadesse. Alles lõpus kuskil, ma ei tea, 21. leht, siis tuleb võib-olla see õigem info sulle, eks ole, lõpuks vastu. Aga siin näiteks otsid seda Flat Earth, nii. Ja enamjaolt sa saad vastuseks siit Mr. Beast, ma ei tea, kes see täpselt on. Võib-olla isegi räägib asjalikku juttu. Mitte kedagi, ma arvan. Ja siis tulevad need Comedy Centralid, kes teevad nalja selle kulul kindlasti ja kõike muud, eks ole. Ja siis on Professor Dave, muidugi, Professor Dave tuleb siit vastu, kes sajab mingisugust pläma. Not Professor Dave. Täpselt, see vend on lihtsalt võlts vend siin. Ta ei ole professor. See on lihtsalt mingisugune suvaline näitleja, et kes on siia üles haibitud ja nii-öelda kelle eesmärk on lihtsalt ajada sulle mingit jama vaata. Et ma natuke vaatasin tema asju sinna, siis oligi, et ongi need Flat Earthi teemad kohe võttis neid nagu nii-öelda üritas nagu maha teha vaata. Ühesõnaga, point selles, et sinuga manipuleeritakse, kui sa nii-öelda otsid õiget infot. Et siis lihtsalt tead, et Google ei ole sinu suhtes aus selles mõttes. Ega ei püüagi olla. Neid on oma huvi, neil on omad eesmärgid ja neid ei huvita tegelikult see, et kas sina saad targemaks või ei saa. Tore oleks, kui sa ei saa. Ütleme siis nii. Ja muuseas, üks põhjus, miks korduvad need osad tulemused, korduvad ka neist teistes otsimootorites on see, et veebileht on optimeeritud metaandmete suhtes ainult Google'ile. Ja teiste jaoks ei ole seda tööd ära tehtud, et kui teine otsimootor läheb uurima lehte, siis ta saabki põhimõtteliselt sama info nagu Google ja väga paljud otsimootorid otsivadki põhimõtteliselt Google'i tulemusi. Google'i metaandmete peal ronivad. Okay. Ja rohkem nad ei otsi. Ja. No nii. Ühesõnaga, vabas maailmas otsi tulemused ei olekski nii head. Nagu mõnes küsimuses seda Google'ist leiad. Sellepärast, et siis oleks konkurents ja ei oleks mingit domineerivat otsingumootorit ja sellist optimeerimist ei saakski olla vist. No Google'il on esiteks see suur konkurentsieelis, et ta on niivõrd pikalt otsinud ja uurinud. No jätame nüüd see algoritmi korraks kõrvale, aga ta on ju kümneid ja kümneid aastaid muudku otsinud ja muudku uurid ja muudku salvestanud. Tal on väga massiivne andmebaas. Mis ta nende andmetega teeb on ise asi. Aga need uued, kes nüüd turule üritavad tulla, neil ei ole seda päris värskelt.
ja seega ei ole neil ka nii palju tulemusi. Privaatsuse poole pealt siis Indas, et sina juhatasid tähelepanu vähemalt minule ja Reimole selle veebilehe osas, et privacytools.io. Et siit ma vaatasin, hakkasin surfama, et see leht on paksult täis väga kasulikku infot, et kuidas internetis privaatsust endale tagada või ütleme seda kindlasti suurendada. Ja siin on, ma olen avastanud, siin on igast veebibrauserid, mida soovitatakse, Brave, mida ma ise kasutan, eks selle, Firefox on mul ka siin, ja DuckDuckGo on loomulikult siin uBlock Origin, mis on lisaosa veebibrauseritele, mis aitab sul reklaame blokeerida näiteks YouTube'is, aga Brave'is on juba sisse ehitatud see, et neid reklaame blokeerib. Aga selles mõttes, et räägi meile, Rain, et mis sa siit oled head ja huvitavat avastanud, et mis sa siit soovitaksid võib-olla kohe kasutusele võtta? Paljugi, näiteks nüüd tõstame tagasi selle paroolihalduri. Siin on selline sektsioon nagu, kohe vaatame, password managers, just nimelt. Teeme selle korraks lahti ja kohe esimene on Bitwarden. See on minu vaieldamatu lemmik. Ta on väga turvaline, seda saab ka ise oma arvutis näiteks hoida, seda ei pea kuskil veebis hoidma. Kõik paroolid saab panna enda arvutisse ja siis nad ongi minu arvutis. Nad ei reisi kuskil ja ma ei pea neid kuskilt otsima, nad on siin olemas, keegi neile ligi ei saa. Täpselt nagu Reimo ütles väga õigesti, kui ma lähen valele lehele ja panen paroolihaldur, siis paroolihaldur ütleb mulle, et kuule mees, see on vale leht. Ta ei paku mulle parooli. Näiteks kui ma Bitwardenile saab lisada brauserile sinna sisse selle lisavõimalusena väikse lisa, mille nimi on ka Bitwarden ja siis automaatselt ükskõik millisele lehele sa lähed, kui sa oled sinna sisse loginud sessiooni, selle veebisirviku sessiooni vältel, siis ta kohe pakub sulle parooli, kas sa tahad sisse logida sinna või teise kohta. Just nimelt, et selle saab kohe lisada ja see valvab väga ilusti. Ja kindlustab ka selle, et just nimelt, et leht oleks õige. Päris ägev. Vaata, see on jah väga tähtis, et kõik sinu paroolid on selles paroolihalduris. Et väga tähtis on, et see oleks turvaline. Ja mul on lisaks veel nendele veebilehtede paroolidele on selles samas väikses armsas programmikeses rakenduses on ka hulgaliselt muid paroole, ükskõik milliseid paroole ja parooligeneraator, mis on seal kaasas, genereerib mulle parooli päris hullu pikkusega, kui ma seda peaksin soovima. Näiteks kui meil korrakaitseorganitele soovitatakse, et e-maili parooliks ei tohi panna väiksemat parooli kui 14 kohta, 14 märki, siis minul on 32 täiesti normaalne. Ja las häkivad. See on suvaline pudru ja ma kujutan ette, et võib-olla kunagi kvantarvuti murrab selle lahti, aga tavaline arvuti sinna ligi ei saa. Kuidas sa nagu aru said, et see on just turvaline? No esiteks, kuna vabavara ehk siis open source kogukond on väga selline, ma ütleksin, noriv ja väga valiv, siis ma surfisin mööda internetti ja lugesin tõesti, ütleme nii, autoriteetide uuringuid ja arvamusi, sellepärast, et ega näiteks kas või võtame Linuxi. Ega Linux ei ole kuskil mingi 1 firma või 2 firma või 3 firma toode. Seal on taga sajad ja sajad IT-ülikoolid. Seal on taga kümned ja sajad tuhanded inimesed, kes seda koodi kogu aeg kontrollivad, parandavad. Seal on taga need valgemütsi häkkerid, mustamütsi häkkerid, kõik muudkui nokivad seda koodi, et leida sealt vigu ja muudkui parandavad. Ja samamoodi on ka kogu selle tarkvaraga, mis on tõesti avatud lähtekoodiga. Mida rohkem seda nokitakse, seda turvalisemaks ta paratamatult saab, sellepärast, et see, kes tahab seda koodi või rakendust või programmi pakkuda, et keegi seda üldse kasutaks, siis see peab arvestama sellega, et muidu ta tehakse pihukse põrmuks, kui ta seda parandab. Ja keegi ei tarbi seda toodet. Jaa, see on väga hea. Vägev, Bitwarden. See on ka ainult üks asi sellest, selle sama lehe peal, sellepärast, et siin on tõesti, ütleme niimoodi, massiivselt igasuguseid programme
mida tuleb lihtsalt kas nüüd ise suure vaevaga tundma õppida või siis usaldada ühte või kahte siit. Sellepärast, et kogu seda konglomeraadi või ütleme seda massiivi enda arvutisse sisse tõmmata ja lihtsalt proovida, kas see või too töötab või miks ta töötab või miks ta hea on, siis ei ole muuks enam aega. Ennem kui inimesed magama jäävad, milleks privaatsust üldse vaja on, võib-olla mõni ei saa ikka aru, et kui mul ei ole midagi varjata, öeldakse. See on tüüpiline küsimus, et miks mul ei ole ju midagi varjata. See on esimene asi, et miks ma ei või anda oma e-maili aadressi või oma nime või ükskõik mida, et kui pikk ma olen, mis värvi minu silmad on, mis see mulle kahju või halba teeb. Kuskil ükskõik Facebookis või kus vahet ei ole kus. Ja tüüpiline vastus, mida ütlevad IT-asjatundjad ja turvaeksperdid ütlevad niimoodi, kui sul ei ole midagi varjata, saada mulle palun oma pangakonto number, saada kõik oma igasugused intiimsed pildid, saada mulle palun ja paneme nüüd sinu magamistuppa üles kaamera ja filmime kõik üles ja lindistame kõik üles, sellepärast, et sul ei ole mitte midagi varjata, siis sa ei ole iial teinud midagi, mis sulle võiks kurja teha. Aga see ei ole nii, sest igal asjal on kontekst. Ja väga lihtne on mingisugusest lausest välja tõmmata 3 sõna või jutust 2 lauset ja sellega üles keerata selline ajakirjanduslik sigadus. Delfi uudis. Et jah, kas või Delfi uudis, et inimese terve elu on rikutud. Ja selle jaoks ongi turvalisust vaja, sest eraelu on eraelu. Jah. Õige. Hästi öeldud. Ma sealt samast lehelt, kus see mõte tuli, et seda küsida sealt samalt lehelt täna lugesin väga head lauset, et mul ei ole midagi varjata, aga mul ei ole midagi näidata ka. See sama siin. Nothing to hide, but nothing to show either. Väga põll, jah. Mina olen ka mõelnud sellele, et kui palju siis reaalselt mulle saab kahju tekitada selle infoga, mis minu käest nii-öelda siis lekkima või liikuma läheb, eks ju, minu arvutust välja, mis lehtedel ma käin ja kõik muu, eks ole, et siis muidugi üks asi on see, et internetis erinevad ettevõtted tahavad sulle reklaami müüa selle info peale, mis nad sinult saavad, pakkuda sulle tooteid, teenuseid, aga lihtsalt see, et ma olen kuulnud sellest ka, et ehitatakse mingisugust andmebaasi inimestest ja see info läheb kuskile, kellegi serveritesse kuskile ja mida need inimesed seal teevad sellega, et mismoodi nemad seda infot kasutavad või kuidas nad saaksid seda kasutada näiteks sinu vastu, me ei tea, et ma olin varem sinisilmsem selle koha pealt, et uskudes, et need inimesed on alati kindlasti head ja kindlasti nad vastutavad kellegi ees, et tuleb, kui nad teevad paha, siis politsei tuleb, virutab kepiga või paneb vangi, vaata, et kõik on hästi, vaata. Aga ma sain aru, et aga seal on hoopis teistsugused mängud ja alati asjad ei lähe niimoodi minu kasuks, eks ole, et siis ma ei pruugi olla nii suures turvalisuses, kui ma nii-öelda ette olen varem kujutanud. Aga ilmselgelt paanikaks põhjust ei ole, et selles mõttes ma ei muretse, aga lihtsalt see, et enda parema turvalisuse tagamiseks kasutan privaatsustõõristu. Et siin siis parema klienditeeninduse tagamiseks sinu kõne ei salvestata seekord. Ma tooksin vahepeal ühe väga väikse lihtsa näite. Metaandmed. Igaüks, kes suhtleb kellegiga, jätab mingi jälje järgi, kui ta ei kasuta turvalisi kanaleid. Näiteks Telegram. Kui sa oled grupis, sa suhtled grupis, sa vestled grupis, see läheb kirja, samamoodi nagu ka Facebookis suhtled. Sinu tutvusringkond, see võrgustik, see salvestatakse. Oletage korraks, et te olete kunagi suhelnud mingil põhjusel Venno Loosvarega. Järelikult te olete pervert. Järelikult te olete suhelnud kellegi teisega ja neid järeldusi tuleb ja need seotakse kimbuks kokku lõpus. Ning see suur toimik virutatakse teile vastu lauda üks päev ja öeldakse, et asi on nüüd nii. Et te olete kurjategijad. Sest sa oled see, kes su sõbrad on. Tunnista üles või anna alla. Või maksa trahvi. Või maksa trahvi või kanna keelt või tee nüüd midagi, et sa kohe sahtli vahele ei lenda. Teine asi on ka veel, ütleme niimoodi, et see reklaami pool, eks ole. Metaandmed, vaatad mingit veebilehte, see läheb kirja. Küpsis läheb kirja. Info edastatakse mingisugusele firmale, mis müüb selle edasi mingile firmale, kes müüb mingit asja. Sama asja müüb konkurendifirmale. Ja siis inimene liigub oma nutitelefoniga, läheb kaubanduskeskusesse ja läheb selle poe ligidusse. Talle tuleb automaatselt SMS.
osta, täna on sulle allahindlus, Reimo. Osta, Arto. Sa vaatasid lehti. Ja. Juba teavad nimepidi. Kuule, isegi nii on räägitud. Inimesed mitu korda olen kuulnud, kus nad räägivad oma vahel toas. Isegi mitte telefoniga. Ja siis teevad telefoni lahti ja sealt tuleb juba reklaam, et mis on nagu asjakohane selle suhtes, mille nad rääkisid just. Absoluutselt. Google, Alexa, Siri, kogu aeg on lindistamise režiimi peal. Nemad teavad kõike, kas sa öösel norskad või mis sa räägid või mis sa sööd või kõik läheb ju kirja. Kõik on äri. Kas see on šantaaž, ta on reklaam, vahet ei ole, kõik on äri. Ja võt see on see, kui privaatsust ei ole. Aga mis on siis head alternatiivid, et kui Facebooki Messenger ei ole privaatne ja seal WhatsAppi koha pealt ma ei ole isiklikult kindel, sest et see ettevõte kuulub ikkagi Facebookile või nüüd Metale siis tegelikult on kindlasti paremaid variante. Ma ise tooksin siin koha peal välja näiteks Wire'i. Wire on siis selline Messenger. Vaatan, kas ma saan näidata ka seda. Ma panen korra käima. Vaatame korra. Ega siit midagi olulist ette ei tule kohe. Mõtlen. Kontrollin korra. Et Wire on üks hea selline asi, kus saab helistada, saab kirjutada ja need on otsast otsani krüpteeritud siis need sõnumid. Et see ettevõte vist küll läks mingi teise ettevõtte kätte, aga see turvalisus teoorias peaks olema säilinud samana. Ma vähemalt väga tahaks loota. Kui Wire'i peale kindel ei pruugi olla 100%, 99%, siis Signal on kindlasti üks paremaid. Oli. Oli. Signal teatas hiljuti arendajatele, et ta peidab ära osa oma koodist. Väidetavalt selle tõttu, et võidelda spämmiga. Aga see on hülge jutt. Aha, okay. See ei saa olla tõsi. Millegi pärast ta tahab peita ära osa oma koodist, vabavaralisest koodist ja see on juba, see on nüüd red flag, see on punane lipp põhimõtteliselt, et midagi on viltu. Okay. Sest kui Telegrami puhul ei saa eeldada, et ta oleks turvaline ja privaatne, siis Signali puhul seda tehakse, eeldatakse, et ta on. Ja näiteks see, kui sa võtad lahti selle instant messaging või need messengeri listi, siis esimene asi, see on keskmisest tulbast 3. ülevalt. Siis session näiteks on Signali kahvel, ehk siis edasiarendus, kus ei tahetagi üldse mingeid andmeid, ei taheta telefoninumbreid, nimesid, ise tead, kas sa annad üldse mingeid andmeid või ei anna üldse. Ja ta on üles ehitatud Signali koodile, krüptole. Nad ruudivad seda natuke teistmoodi, ühesõnaga ta on natuke teine asi, aga põhimõtteliselt tegemist on Signali krüptoga, Signali koodiga, mis on edasi arendatud niimoodi, et ei taheta isegi mitte telefoninumbrit ega nime, mitte mingeid isiklikke andmeid ei taheta. Nii et inimene, kui ta soovib, võibki olla väga anonüümne. Ma endale juba tõmbasin selle, tundus päris hea, et session... ta ongi põhimõtteliselt Signal, kui keegi on kasutanud Signalit, siis ei ole midagi uut. Ja samamoodi saab siduda erinevad seadmeid, mobiiltelefoni, tahvleid, ükskõik mida, millega saab suhelda. Lihtsalt lisada juurde sellele samale kontole. Et kui tõmmatagi korraga esiteks arvutisse, siis pärast telefoniga väike pilt QR-koodist ja ongi telefon samuti sama konto peal. Okei. No nii. See on üks selline, ütleme, hea asi, uuem asi. No nii et session, siis soovitame seda kasutada. Session on, ütleme nii, anonüümsem. Ja kuna Signal tõesti peidab osa koodi nüüd ära, teadmata põhjustel, seda seletamata, nagu ma eelnevalt mainisin, siis tegelikult vabavara maailm ja need inimesed, kes toimetavad selles, on väga umbusklikud ja tahavad oma silmaga näha koodi. See on paha märk Signalile põhimõtteliselt. Tuleviku internet on detsentraliseeritud. Kesksed serverid on saadanast, sinna murtakse kogu aeg sisse, need lekivad kogu aeg
need on tavaliselt suletud lähtekoodiga, keegi ei tea, mis seal toimub, keegi ei tea, kuhu need andmed lähevad, miks nad lähevad, kes salvestab, mida salvestab, mis eesmärgil salvestab, kes sinna ligi saab, me ei tea seda. Ja andmeid saab kurjasti kasutada, seda peab arvestama lihtsalt. Nii et detsentraliseeritud, mida vähem servereid, kui üldse ei ole servereid, siis on kõige parem. On sul mõni näide sellise asja kohta, mis on selline no näiteks selline sealt samast messengeride hulgast on TOX. TOX. Ja TOX, ta on QTOX on üks selle TOX on protokoll põhimõtteliselt. Krüptoprotokoll, mis ei kasuta absoluutselt ühtegi serverit. Miinus on muidugi see, et kuna serverit ei kasutata, siis kui inimesed tahavad suhelda, peavad nad samal ajal võrgus olema. Sest serverit ei ole, mis salvestaks midagi. Ja. Aga eelis on see, et kuna kuskile mitte midagi ei salvestata, siis mitte keegi mitte millegi ligi ei saa, kuna liiklus on krüptitud. Ja krüpto on ühes arvutis ja teises arvutis või siis telefonis. Mujal ei ole neid krüptovõtmeid üldse. Ja need krüpteeringu võtmed, millega krüpteeritakse ära see vestlus. Ja, kinni ja lahti krüptitakse. Need on ainult inimeste seadmetes ja mitte ükski vahepealne jõud neile ligi ei saa. Kui keegi just füüsiliselt arvutisse sisse ei tungi ja neid sealt ära ei kopeeri. Just. Aga saadav. Kõlab nagu Pirate Chaini krüptoprojekt, et saadad seda krüptoraha täiesti privaatselt, nii et keegi ei näe ja see on vägev. Aga Pirate Chainist ma vist olen juba kunagi rääkinud ka, aga sellest ma praegu siin pikemalt ei peatugi. Tahtsin seda ka ära mainida. Sinu käest sain teada ka selle YouTube kohta, mis on in videos. Ehk siis, kui keegi tahab vaadata YouTube'ist asju, niimoodi, et reklaami ei tule vahele ja metaandmeid ei leki, siis... Ja küpsiseid ei panda ega midagi ei panda arvutisse. Täpselt. Et siis täiesti lihtsalt saad videosid vaadata ja pluss veel neid downloadida, ehk allalaadida arvutisse ka veel. Siis selleks on selline koht nagu you2.b. Ehk siis lähed sinna, selle asemel, et kirjutada YouTube nagu sina tube, et panedki selle YouTube siin, eks ole. Väga hea võimalus lihtsalt kasutada YouTube'i täiesti ilma YouTube'ita nii-öelda siis. Seda nimetatakse nahaks. Üldiselt ta ongi selline nahk, mis tõmmatakse YouTube'ile peale, et ta ei sigatseks. Aga nagu mainitud, siis tegelikult tal on oma puuduse, ehk siis näiteks kas või see sama kvaliteet. Et kui on Facebooki alternatiivi tarvis, siis loomulikult Friendica. Põnevad teemad ja hea nii-öelda siis surfata ja möllata ringi, kui asjad ei jälita sind. Nii, aga jah, krüptost. Linuxi telefonid, Linuxi arvutis rääksime. Linuxi telefonid on ka olemas, infoks siis nii palju, et näiteks on see Purism Librem 5 või Librem 5. See on siis selline, vaatame, kas ma saan siin buy now'ga panna, saan osta. Ehk siis nüüd vist peaks juba ka teoreetiliselt väljas olema, natuke maksab ka $2000 jõhker. Aga see on ikka täis privaatsusega puhas Linuxi telefon. Pine 64, Pine Phone, Pinefone. Ja, Pine64.org, vaatame siia ka. On olemas ka Pinephone ja lisaks ka Pinephone Pro, mis on natuke kangem riistvara poole pealt ja ka töötavad seal need vist Manjaro ja erinevate Linuxi opsüsteemidega. Et puhas Linuxi telefon nii-öelda siis saab ilmselt tellida. Kui perfektselt see töötab, ei oska lubada, tõenäoliselt on seal probleeme nii-öelda. Puudusi, esialgu on puudusi, ei soovita. Jep, aga kindlasti tasub pilku peal hoida, sest et see võib olla väga kena tuleviku teema. Nõudlus selle järgi kindlasti on. See on nagu päris selge. Ja inimesed tahavad privaatsust. Hind ka palju parem. Hind on parem, jah. See algne versioon oli üldse 150 raha. Nii et see oli veel sümpaatsema hinnaga. Jep. Ta oli natuke lahjem ka näitajate poolest, aga oli. Alustuseks ikkagi, päris hästi ikkagi, kui nii järgi mõelda. See Pinephone, jah. Privaatsus on tähtis ja eriti siin arvutimaailmas ka, et saaks tunda ennast rahulikumalt ja turvalisemalt. Et ongi, et näiteks lähed WC-sse, tunned ennast turvaliselt, keegi ei piilu, keegi ei jälgi, keegi ei kritiseeri ega hinda sind. Google ei saada sulle meili, et osta uus vetsupaber hakkab lõppema.
Täpselt, see oleks eriti hullne. Oot nii. Aga jah, vaatan, kas midagi veel tähtsat tahtsin mainida VPN-i koha pealt. VPN-i mõte on muidugi selles, et sa oleksid justkui nagu teises arvutis kuskil. Et mingis VPN-i serveris ja siis sealt selle serveri kaudu siis lähed internetti. Et sa saad teeselda näiteks oma asukoha kuskile mujal, näiteks ühendad VPN-i peale, vaatan korra, mul siin peaks ka olema, näiteks USA-sse näiteks, seal on mingisugune Proton Maili server töötab seal kuskil või mitu serverit, paned siit selle VPN-i peale näiteks ja ta ühendab sinu interneti liikluse sinna serverisse ja siis sealt kaudu läheb see siis edasi, et kui näiteks siis, sinu IP aadress muutub ka selle käigus, ehk siis natuke raskemaks läheb välja selgitada, et kes nagu ja kus toimetab. Et mõte selle VPN-il ongi see, et varjata sinu IP aadress ära ja sa saad asukohta muuta näiteks teisel maal toimetad justkui, et siis on nagu sind raskem leida, ütleme siis niimoodi. Kusjuures ma soojalt soovitan tegelikult VPN-i see privaatsuse mõttes mitte siiski kasutada, sest see IP aadress jääb ikkagi rippu kuskile serveritesse. Ja näiteks DuckDuckGo'l on olemas Tor aadress. Seda saab läbi Tor-LED kasutada, kui otsida midagi. Tor brauseriga ilusti ja Brave'iga saab ka kasutada Tor aadressi. See on privaatne. Aga VPN kui selline, kui sa tahad teeselda oma asukohta, näiteks ütleme niimoodi, et sa oled Eestis, aga näidatakse ainult midagi Ameerika publikule, siis okei. Teeskled, et sa oled Ameerikast tulnud. Just. Ja kõik. Ja teine koht, kus VPN on asjakohane, on avalikud netikohvikud. Just täpselt, kus on nagu seda varjab su liikluse ära, avalik wifi, ta varjab su liikluse ära. Kui keegi kuulab seda liiklust pealt, siis ta ei saa su andmeid kätte sealt ja ei saa sinu pooleli jäänud sessiooni üle võtta. Nagu tihtipeale tehakse. Et sa logid kuskile sisse ja siis häkker püüab sinu selle sessiooni andmed püüab kinni ja tõukab sinu välja sealt. Sinul katkeb ühendus ära, tema jätkab. Aga sina enam sisse ei saa. Üle võetud naksti. No nii, ja seda võib juhtuda kohvikutes ja lennujaamas näiteks ja kohad, kus avalik wifi, kus on ilma paroolita wifi, jah? Kristiine keskus näiteks, selline koht. Ükskõik, kus on avalik wifi. Et siis seal saab VPN. See on VPN. See on VPN, et ta varjab liikluse ära, aga privaatsus tegelikult ta otseselt ei taga. Okei, hea teada. Siis saime sellest ka veel ülevaate ja vist ongi enam-vähem lõpp, et juba siin ongi saade natuke veninud ka. Sul oli interstellaarne failisüsteem ka seal kusagil kirjas, ma märkasin vahepeal. Jaa, IPFS.io, no nii. Jah, see on nüüd asi, mida mina isiklikult kasutanud ei ole. Ma ka mitte. Sellepärast, et see nõuab teatud hulga tehnilist taipu ja asjade arvutisse salvestamist ja seda tavaliselt ei viitsita teha. No see kehtib tegelikult kõikide nende anonüümsete võrkude kohta. Näiteks kui öelda kellelgi mingi FreeNet või ZeroNet või GNU-net, siis nad kehitavad õlgu ja kui nad kuulevad lisaks, et nad peavad enda arvutisse salvestama mingisuguse programmi ja näiteks hakkama enda andmeid, mis on turvaliselt enda arvutis, hakkama serveerima oma arvutist internetti, siis ei viitsi seda keegi eriti teha, sest nad tahavad teenusepakkujat, mis ei ole turvaline, aga on mugav. Ja teiseks muidugi see, et kuna tegemist on nende asjade puhul tegelikult täiesti vabatahtlike entusiastidega, kellel ei ole rahakuhjasid kuskil taga, siis see arendus venib, sest inimesed tahavad süüa ja vahest tahavad vorsti ka. Selge see. Ja siis nad venivad aastaid ja ei edene, kuigi tegelikult privaatsuse ja turvalisuse seisukohalt vaadatuna on see ka ainukene samm tegelikult. Seda räägivad järjest enamad ja rohkemad inimesed. Et tuleviku internet on detsentraliseeritud sellepärast, et internet on kaaperdatud korporatsioonide poolt, kes teevad infoga, mida nad iganes tahavad ja nad ei tee sellega head. Nii et loodame, et see asi ikkagi edeneb, sellepärast, et eks see sõltub inimestest tegelikult. Kas inimesed hindavad oma privaatsust või mitte? Just. Või nad ootavad, kuni keegi tuleb, annab saapa kõrile ja ütleb, et nüüd on nii. Siis ongi hea, et me vähemalt mainime mingisuguseid variante ja lahendusi, nagu siin on see plokiahela tehnoloogia, et nagu see näiteks samane IPFS.
ja krüptorahad ja kõik see teema, et see on kõik plokiahela tehnoloogia. Ning mis see IPFS on? See on Interplanetary File System ehk siis nii-öelda ülemaailmne failisüsteem, mis on jagatud ja laiali jaotatud erinevate arvutite vahel ülemaailmselt. Ja mida rohkem nii-öelda sellega nii-öelda liitub, siis kasutajaid, kes paigaldavad enda arvutisse samuti selle programmi, seda kiiremaks see struktuur ja süsteem läheb. Et need failide jagamine ja kõik see teema läheb palju kiiremaks järjest. See kasvab. Et see on päris äge. Privaatsuse koha pealt mainiks veel lõppu ära, et on olemas ka selline asi nagu Komodo tehtud Atomic Dex. Ma ei hakka selgitama pikalt laialt, mis on Komodo. Ja ka Atomic Dex on siis selline täisfunktsionaalne täna toimiv äpp või programm, mis on saadaval telefonidels ja Linuxi platvormile arvutis. Ja see on võimalus vahetada krüptorahasid oma vahel, ehk siis täiesti nii-öelda ühelt isikult teisele. Ja see on nagu see nii-öelda Ilma serveriteta, ilma vahendajateta. Just täpselt. Tõeliselt atoomilised vahetused nagu nii-öelda krüptodele, et kui sul saadad ära, teine saadab sulle vastu, siis see nagu vahetus läheb läbi, eks ole, ja muidu ei lähe. Tõeliselt detsentraliseeritud isikult isikule krüptovahetuse süsteem. Et ilma kasutamata siis jah, nagu mingisuguseid Binance või Coinbase või mingid muid asju. Et väga pull asi. Siia räägitakse, et tuleb ka peale fiat, ehk siis võimalus ka nii-öelda siin samas äpis otse osta krüptosid. Ja ka vist tuleb ka see off-ramp. Et on-ramp on siis see, et sa saad nagu fiat rahaga nagu eurod või dollarid, osta siit midagi ja siis kaubelda seal vahetada oma vahel ülemaailmsete inimestega. Ja samas on ka võimalus nii-öelda rahaks teha oma krüptot näiteks eurodeks või dollariteks. Et saame näha, mis sellest kõigest saab, aga arenduses see praegult on, nagu ma olen kuulnud, ja seal taga on ka vennad, kes tegelikult pooldavad just seda detsentraliseeritust, vabadust, privaatsust ja kõike sellist teemat, nii et väga-väga pull asi. Ma arvan, et tänaseks täitsa piisab sellest infost. Aga ma olen tänulik, et mehed jõudsite täna siia saatesse kohale ja jagasite oma mõtteid ja arvamusi, nii et ilmselt siis kohtume tulevastes videotes, nii et olge meile hoitud. Aitäh sulle, kõike head. Kõike head.